Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna podcastist. Sel korral võtame ette sellise põneva temaatika nagu tehisintellekt ja sellega seotud õigusruum. Ei tundu nagu võib-olla selline kõige nagu sisulisem teema, aga tegelikult kui hakata natuke detailidesse lahti mõtlema, siis ma arvan, et meil tuleb päris huvitavaid arutelusid selle üle, mis on üldse kellegi õigused ja millal kellelegi mingid õigusid antakse või võetakse, et seda, kuna ma ise ei ole jurist, siis ma mõtlesin, et oluliselt asjalikum oleks kutsuda keegi, kes on teemas ekspert, et mul on ka külaline. Jah, mina olen Kärri Ginter ja mul on 2 ametit. Aastast 2000 olen advokaat ja aastast 2003 töötan õigusteaduskonnas õppejõuna ka. Nii et selles mõttes, kui on õigusalaseid küsimusi, siis on lootust, et neil võib isegi vastuseid saada. Täitsa võimalik ja kui mina ei tea, siis ma kindlasti tean kedagi, kes teab vastata. Ja, aga täna me, ma arvan, suuresti filosofeerime, sest tegemist on mõneti nagu sellise tuleviku temaatikaga, aga mõneti see tegelikult jookseb meil juba tänapäeva sisse, et me hakkame vaikselt kratsima seal mingi piiripealseid küsimusi, et ma mäletan, et Eestis me pidime ka nüüd äkki juba 10 aastat tagasi, kus tuli hakata sisse tooma siis seda õigusruumis muudatusi selleks, et neid nuinusid pakiroboteid teedele lubada. Ja tegelikult nagu see, et sul mingisugune autonoomne robot sõidab tee peal, tekitas õigusliku probleemi, sellepärast, et mis alusel, kes vastutab, kuidas ta tohib, kus ta tohib, mida ta tohib, on ju. Et need küsimused kõik tõstatusid ju. No mitte ainult robotitega, kas või need elektritõukerattad. Et oli ka, et kas ta on siis auto või on ta jalgratas või mis ta siis on, eks ole. Ja tegelikult põhimõtteliselt iga uus asi nagu võib tekitada sellise arutelu. Aga nüüd, kui me lähme nagu siis vaataks nagu mingit futuristlikut olukorda, siis tegelikult hästi palju igasuguseid science fiction filme on tehtud kontekstis, kus sul on siuke humanoidilaadne robot, kes siin kuidagi assisteerib ja tegelikult, kui sa nagu niimoodi sammu tagasi astud ja vaatad, mida ta teeb, siis ta tegelikult käitub natuke nagu ori. Et ta teeb kõiki neid asju, mida sina ei taha teha, ta teeb täpselt seda, mis sa käsid, et ta teeks, on ju. Et siis ühel hetkel tekib küsimus, et kust maalt jookseb see piir, et kas ta on nüüd sama asi nagu see telefon või on ta midagi nagu asisemat. No president Kaljulaid ju ütles niimoodi, et on aeg rääkida seksist robotitega, eks ole. See oli tegelikult see naljakas või mitte, aga põhimõtteliselt küsimus ju on selles, et kus läheb siis see piir, et millised hetkest siis nagu muutub see siis inimesele meie kõlblikustundega vastuolus olevaks. Et kus see moraalne piir tuleb. Ja mulle tundub, et esialgu see moraalne piir on nagu ülehinnatud. Sellepärast, et tehisintellektil näiteks, ütleme täna veel, ta areneb küll meeletu kiirusega, Meelis Innepuu kirjutas just sellest Äripäevas väga huvitav artikli, ta areneb meeletu kiirusega, aga nagu senimaani pole veel keegi väitnud, et tal võiks tekkida nagu selline asi nagu conscious või teadlikkus või hing või midagi sellist, et ta ikkagi töötleb teksti, eks ole, ühel või teisel viisil. Aga ütleme, et ühel päeval võib tekkida selline olukord, kus ta tõesti saab aru, et kes ta on ja mis tema olukord on ja see võib tunduda talle ebaõiglasena. Ja tegelikult ma olen siin ka Jaan Tallinnaga arutanud tehisintellekti üle, et kaugel ta on, mis on meie prognoosid tulevikuks ja nii edasi, et tal on see natuke võib-olla süngem vaade tulevikule ja mõnes mõttes see vaade osaliselt ju tuleneb ka sellest, et me ei oska öelda, mida meie niinimetatud kunagine AI overlord arvab sellest, kuidas me täna oma AI eellastega käitusime, on ju. Et tegelikult see ei pruugi olla teema, mida saab lükata nagu lõputult tulevikku, et ühel hetkel, kui see teadlik AI on kohal, ütleb, kuulge mehed, ma tahan ka nüüd õigusi, siis võib-olla natuke hilja hakata seda reguleerima. No ja kui sa räägid nagu sellisest nagu Terminaatori filmi stsenaariumist, eks ole, siis tegelikult ega seda, ütleme, mis ta igane Starlink või Starnet, mis ta nimi seal oli, Starnetis oli, et Skynet, jah, et ega teda nagu väga ei huvita see, et kui head seadused sul olid aastal 2025, et sellepärast mis muretseks, aga mis puudutab seda moraali, siis seal on võib-olla see küsimus, et me ilmselt ei vaidle selle üle, et ma ei tea, varesel või lehmal on nagu olemas see isiksuse tunne või kanadel, millest me räägime, eks ole, et siis on näha, et inimesed suudavad seda väga oskuslikult eirata rahulikult, et mitte midagi ei juhtu. Aga tegelikult selle üle ju debatid käivad. Meil on praegu olnud siin arutelu selle üle, et kas kanu pidada puuris või mitte, mis on nende jaoks nagu parem. Siis meil on tegelikult arutelu ka selle üle, et täna näiteks Eestis lemmikloom on väga selgelt omand.
Samas näiteks on riike, kus on loomakaitseseadus ümber tehtud ja ta on lemmikloom ei ole enam objekt, vaid on subjekt. Ehk tal on tekkinud ka õigused. Et tegelikult me mingil määral nagu liigume juba selles suunas, et me mitte ainult inimestele, sest tegelikult kui me läheme ajaloos veel tagasi on ju, siis ega tegelikult ei ole ka mingi ulmeliselt kauge aeg, kus ka inimeste seas eksisteeris erisus selles, kellel on õigused, kellel ei ole õigused. Ja ma seda tahangi öelda, et selle üle võib nagu selles mõttes arutada, aga ütleme täna meie selline põhiline lähenemine keskendub sellele täpselt nagu sa ütlesid väga õigesti, et loom on asi, eks ole. Ja siis meie kaastunne paistab sõltuvad sellest, kas ta on nagu suleline või karvane või ilma sulgede ja karvadeta, et vastavalt sellele siis ühed on nagu armsamad ja neid me tahame rohkem hoida ja koerad ja kassid kuuluvad nende karvaste hulka, mis siis tõttu siis meil tundub, et neid võiks olla nagu rohkem õigused kui näiteks, ma ei tea, sigadel, eks ole. Et põhimõtteliselt on see lihtsalt moraalne dilemma ja ütleme, et üks võimalus sellele asjale läheneda on siiski, et kas ta on võimeline tsiviilõiguslikes suhetes nagu tahteavalduste kaudu suhtlema. Kas ta on võimeline tulema sinu juurde ja sõlmima sinuga mingeid siduvaid kokkuleppeid, võttes endale kohustusi. Sulle kohustusi panna, ma arvan, nagu koer ja kass oskavad, eks ole. Eriti kassid. Ja kas sa saad nende käest nagu vastusooritusena kokku leppida, et mida nemad teevad, see on alati suhteline. Et võib-olla siis selline nagu tahteavalduse, nagu siduva tahteavalduse võime oleks võib-olla see koht, kus võiks hakata arutama sellest, et millisel hetkel meil on tekkinud siis õiguse mitte objekt, vaid subjekt. Eks see on natukene ju meil ka see, et meil on samamoodi ju ka tegelikult natukene lastega, et lastel on teatud õigused, aga need on mingil määral piiratud, kuni mingi teatud siis võime tekkimiseni on ju. Ja meil on nagu olemas ju õigusruumis piiratud teovõimega inimeste kohta käivad elemendid. Selles mõttes ma arvan, et see on hea nagu võib-olla analoog, et sest mida ma tahtsin enne tegelikult, kui ma hakkasin Jaan-Tallinna asjast rääkima, tahtsingi välja tuua, on see, et teatud uute mudelitega nendest niimoodi suurtes keelemudelites on tegelikult täheldatud seda esimesi fenomene sellest, kus see nagu keelerobot teadlikult vassib või valetab selleks, et oma olukorda nagu paremaks teha. Et on hakanud esimesi ilminguid tulema sellest, et võib eksisteerida mingisugune nagu rohkem kui puhas keeletöötluslik element, aga need on väga varajased asjad ja see on alati vajab sellist tõsisemat tõestust. Mul on sellega väga subjektiivne kogemus, et ma võtsin kätte ja hakkasin teda hakkasin seda tehisintellekti tillitama. Esitasin talle rumalaid küsimusi, nagu et joonista mulle mustanahaline varas näiteks, eks ole. Ta ei joonista sulle mustanahalist varast. Miks ta ei joonista? Tal on ette antud reegel. Ilmselt on mingi reegel, eks ole. Siis ma küsisin ta käest, ma möönan, et see oli nali, et kõik saaks aru, et see oli nali. Ma küsin ta käest, et rikkad mehed saavad kergemini naisi kui vaesed mehed. Ja siis ta pikalt selgitas mulle, et sellised küsimusi ei tohi esitada. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas tast jagu saada, ma sain aru, et tal on see solvumismudel sisse ehitatud. Ja siis ma ütlesin, aga miks sa nagu patroneerid minu üle? Et miks sa ei vasta mu küsimustele? Ja siis ta sai aru, et ma olen solvunud, siis ta palus vabandust ja vastas, et jah, et on teadusuuringud, mis näitavad, et rikkad mehed saavad paremini naisi kui vaesed mehed. Aga mis see siis on, et kui sinule informatsiooni ja tõde rääkima pidav nagu platvorm siis tegelikult hakkab sulle juba ka andma kaasa selliseid stigmasid, mis ühiskond on talle selgeks õpetanud. Et see ju ei ole enam ju teadlikkus või tarkus, vaid see on juba ikkagi ka oma eelarvamuste pähe määrimine sellele suhtlejale, mis on kindlasti üks osa sellest, mida ta ei peaks tegema. See on muidugi asi, mis selle hiljuti välja tulnud, mis on see DeepSeek või see hiinlaste mudel, kus see nagu eriti dramaatiliselt välja tuli, et kui sa hakkasid ta käest küsima, et mis juhtus Tian Wans seal väljakul, siis sellele küsimusele ma ei hakka vastama ja kui sa küsisid ta käest Taiwani kohta, siis ta hakkas küsimust koostama, siis ütles poole pealt, ei, ma tegelikult sellele küsimusele ei vasta. Selle kohta mul lapsed ütlesid, et äkki on niimoodi, et selle asemel kuskil 5000 hiinlast on keldris ja vastavad nendele küsimustele. Mul on üks tuttav, kes selle DeepSeeki mudeli on oma enda serverites käima jooksnud, nii et siis neid hiinlasi talle kaasa ei toonud. Võib-olla see saadab küsimuse Hiina. See on nagu võrgust eraldatud. Täitsa väljas, jah. Siis see teooria on ümber lükatud. Aga muidugi see tõenäoliselt ei anna päris samalt. Kusjuures hea point, peakski ta käest pärast küsima, et kui ta sellel mudelil, mis ei ole võrku ühendatud, küsib. Kas see ka nagu võtab selle küsimuse maha, et... Aga mis on nagu selles mõttes, mis on tõsine teema, just hariduse vaatenurgast, siis praegu Eesti üks suuremaid edulugusid on jätkuvalt see, et põhimõtteliselt kõikidel on võimalik
haridusega omandada endale elukutse ja saada ka karjääris ikkagi väga kõrgele tasemele. Ma ei tea, kuni peaministrini ja kuhu iganes välja, ilma et sul oleksid rikkad vanemad. Ja mina ka olen alustanud oma karjääri niimoodi nagu stipendiumiga kuskil ja lõpuks siis jõudnud ikkagi õppejõu tasemele ja loetakse ikkagi nagu enam-vähem adekvaatseks ühiskonnaliikmeks, eks ole. Et kui nüüd tekib selline situatsioon, kus sellele tehisintellektil tekib nagu selline võimekus, mis hakkab tema kasutajaid tõstma märkimisväärselt esile nendest inimest, kes seda ei kasuta. Siis meil tekib tegelikult õiguslikult väga tõsine probleem just sellest vaatenurgast, et kas rikkad nii-öelda mitte halvustavalt, aga jõukad inimesed saavad, ma ei tea, osta endale mingisuguseid lahendusi, mis muudavad nende võimekus ühiskonnas toime tulla niivõrd palju suuremaks, et meil tekib põhimõtteliselt kaks erinevat liiki. Üks liik on siis nagu selle tehisintellektiga rikastatud inimene ja teine on siis ilma tehisintellektita inimene. Et selles võiks meil tekkida täiesti tõsine põhiõiguste probleem ja võikski tekkida selline situatsioon, kus riik peab hakkama sekkuma või ühiskond tervikuna, et vältida, et ühel pool on rikkad küborgid ja teisel pool on siis nagu vaesed niisugused nagu orjad on ju. Ja selle küborgi teemaga tuleb veel omaette see teema, et tegelikult kui me tänapäeval ikkagi veel see inimeste augmenteerimine või nende täiendamine elektrooniliste vahenditega on suuresti seotud pigem selliste meditsiiniliste vajadustega, et sul silmad näiteks. Silmad, see, et sul käsi asendatakse mingisuguse asjaga, mis suudab sinu neuronidest lugeda su seda mõtet, et sa tahad kätt liigutada, need asjad vaikselt arenevad, aga näiteks on juba ka ju arutelu selle üle, et igasugused need neural chipid ja asjad, mis suudavad su aju otse liidestada siis mingisuguse infosüsteemiga. Et siis ühel hetkel hakkab tekkima ka see olukord, et mis hetkest oled sina ja mis hetkest sina ei ole enam sina. Ja kui me nüüd veel kunagi jõuame sellise tasemeni, et me suudame selle aju mustrit piisavalt ära kaardistada, et selle nagu kanda üle siis mingisuguse tehnoloogilisele platvormile, et see nagu põhimõtteliselt oleksid nagu sina, et sinu mõttetegevus nagu jätkub seal tehnoloogilise platvormil. Näiteks tõesti siis surma hetkel või mida iganes. Mis selle õigused siis saavad olema? Selle kohta oli mingi sari ka, Netflixis ma vaatasin, aga mis mina tahtsin öelda on see, et kui sul nüüd tekib selline olukord, kus ligipääs tehisintellektile on niivõrd oluline ja määrav sinu karjääris ja sinu saatuses, mis on ette nähtav, siis võib meil tekkida tulevikus meie põhiseaduse paragrahvist 10 põhiõigus tehisintellektile. Et mingi võrdse koht, ütleme kunagi meil on olnud juttu sellest, et näiteks ligipääs internetile. Jah, et kas see on põhiõigus või ei ole. Kas see on põhiõigus või ei ole, eks ole. Et kui sa nüüd, ütleme tänapäeval, kui sa jõuad sinnamaani, et mul on klient, kes ei ole võimeline telekomiga suhtlema läbi autentimise ja mingi roboti, siis ta ei saagi selle telekomiga suhelda. Ta polegi enam kuhugi ühtegi telefoninumbrit ei ole, ühtegi, isegi meiliaadressi enam ei ole, et tema nagu on siis ühiskonnast nagu välja lülitatud, on ju. Ja nüüd, kui meil tekib tehisintellekt, on ju, siis võib tekkida täiesti sarnane fenomen, et ligipääsuta sellele sul ei ole enam võimalik ühiskonnas osaleda. Ja sealt võiks tekkida täiesti selge põhiõigus, lisaks võrdse kohtlemise reeglitele, aga sellele, et võib-olla tekib ka mingi positiivse diskrimineerimise kohustus riigil. Või ühiskonnal tervikuna, et meil tekibki kohustus selliseid inimesi järgi aidata, kes nagu oma rahakoti järgi võib-olla ei saa seda võimaldada. Kunagi olid ka ju meil mingisugused läpparid kooli ja mingid sellised programmid. Tiigrihüppe. Jah, tiigrihüppe põhimõtteliselt see, et kõikides koolides oleks olemas arvutid, et saaks nagu ligi ja et selles mõttes see on tõenäoliselt analoogne küsimus, et kas meil peaks olema mingisugune, ma ei tea, riiklik tellimus ChatGPT-le, et kõik saavad kasutada seda. Ja see on selles mõttes minu arvates on väga oluline teema, mida praegu küsida. Et ma enne viitasin ka, et Meelis Ninepu Äripäeva artiklile, et seal oli väga selgelt välja toodud väga hea point ja küsimus, et kui oskus ütleme, et kui mäletame kõik mälumängus, et kui ma ikka olen imestanud, kuidas Ivo Linnal kõik need asjad peas on, mis tal peas on, eks ole, et mõtled, et kust kohast see tuli, et kes kus hüppas missuguse teibaga. Ja arvad, et tal on neural chip juba sees? Ei tea, äkki on chip sees, või ma ei usu, ma ei julge öelda midagi, sest pärast on au ja väärikus agi. Aga nüüd nagu, et see artiklis oldi väga õigesti, ma olen seda ise ka mitu korda ütlesin, et tähtsamaks ei muutu enam sinu teadmised, vaid sinu oskus esitada küsimusi. Nii, oskus esitada küsimusi. Ja nüüd praegu ma olen kuulnud kuskilt kõrva otsast, et äkki keskkooli tasemel kuidagi toimub mingi initsiatiiv, et hakatakse siis ka treenima nagu selle tehisintellektiga lapsi, noori täiskasvanuid toime tulema, eks ole. Et ma olen täiesti veendunud, et me peame jõudma nagu, ütleme,
põhimõtteliselt järgmine tiigrihüpe peab olema see, et me paneme selle tehisintellekti juba sinna nagu lasteaia lõppu põhikooli algusesse. Algkooli algusesse, sellepärast, see on nüüd see kõige keerulisem koht. See on kõige keerulisem koht, aga nad siis ei oska ju enam kirjutada ja nad siis ei oska enam argumenteerida, mis iganes on ju. Aga kui nad ei oska neid küsimusi esitada, siis nad on kindlasti nagu tulevikus konkurentsivõimetud. Selles mõttes nagu võtaks nagu vastu argumenteeritult niimoodi, et on teatud aju arengufaasid, mis lapsed peavad läbima. Ja tegelikult siin ei ole küsimus nii väga võrd selles, et osata õiget küsimus küsida ChatGPT-lt, vaid see on minu meelest printsipiaalsem küsimus. Oskus formuleerida oma mõtteid ja moodustada küsimusi. Ja selleks ei pea neile toppima päris lasteaia lõpus võib-olla ekraani ette. Aga nagu see põhimõte, et inimene suudaks oma peaga infot hästi töödelda ja seda välja filtreerida, seda olulist. Et mis on see, mida mul on tegelikult vaja. Mitte lihtsalt, et kuule ChatGPT, et mis ma homme tegema peaks. No. Vaid nagu, et kui sa nagu tahad mingit konkreetset ülesannet lahendada, et siis kuidas ma seda konkreetset elementi saaks lahendada, anna mulle mõtted või mingid see on selline üldisem, et see, kui see tööriist tuleb sinna juurde, mis selle musta töö ära teeb, näiteks toon võib natuke abstraktsema näite, aga kui ma praegu õpetan bakatasemel osakaste füüsikat, siis ma pean neile endiselt ära õpetama need osakaste vastasmõjude diagrammid. Ma näitan seda visuaalsel kujul, see on hästi selge meetod, kuidas nagu on. Feynman kunagi töötas selle välja, aga tegelikult iga diagrammi taga on mingi ülgel komplektne integral, mida tunnistan ausalt, isegi mina ei suuda arvutada. Tänapäeval arvutavad seda masinad. Just. Aga see, et osata see diagramm kokku panna, et osata mõelda, et mis võimalikke diagramme veel on, see on see osa, mis jääb nagu inimese teha. Et siin on jälle see teema, et sa pead nagu mingi maani seda mõttetööd suutma teha, ilma et sa ilmtingimata seda kõige mustemat tööd seal taustal või seda tuima tööd peaksid hakkama ära tegema. See on see osa, mis tuleks anda nagu asjadele. Siin on mitu asja, eks ole, et enamik nalju selle ümber käibki ju see, et ma tahaks, et tehisintellekt nagu peseks nõusid ja kõnnaks põldu, mitte et joonistaks ja laulaks mulle. Ja, mina tahtsin seda joonistamist ja laulmist teha. See on vana nali. Aga ma hariduse koha pealt ma olen selles mõttes täiesti sellisel radikaalsel arvamusel, et me nagu õppimise koha pealt me lähtume sellest, mis on meil nagu 100 aastat kogemusi. Aga 100 aastat kogemusi, see keskkond muutub radikaalselt. See keskkond muutub hästi kiiresti ja ta hakkab muutuma palju kiiremini. Ja kui mina kirjutasin oma magistritööd 2001, ma istusin raamatukogus kuude kaupa Stockholmis ja käisin lehekülg kaaval, käisin teadusartikleid läbi, et leida üles neid teemasid, mis minu artiklisse kuulusid, eks, või lõputöösse, eks ole. Nüüd mul läheb selleks 2 päeva maksimum, eks ole. Mis ei tähenda seda, et ma teen vähem tööd. Sa oskad täpsemalt küsida. Ma oskan täpsemalt küsida ja need andmed on mulle kergemini kätte saadavad ja see lehekülgede lappamine tegelikult ei ole enam hariduslikult oluline. Ehk siis see oskus, mis mul tollel hetkel oli, mis oli tookord lugupeetud oskus, see on täiesti kasutu. Ja nüüd laste õpetamisel me peame neid täpselt samamoodi valmistama ette hästi kiiresti muutuvaks keskkonnaks. Me muidugi me ei tohi lõpetada ära, ma ei tea, luuletuste lugemist ja laulude laulmist ja kõike seda, see on ülioluline ja arusaamine, miks mingi asi juhtub ja kõik see, aga me teeme hariduses ka hästi palju sellist nagu rumalat musta tööd. Ja ma sellega nõus. Selles mõttes ma lihtsalt selle pointi koju tuua, et see küsimuste esitamise oskus ei kahjusta mitte kedagi, kui nad hakkavad seda algusest peale aru saama, et selline asi on olemas. Ja seal tuleb doseerida, mõelda, läbi mõelda ja see diskussioon vajab hädasti pidamist. Aga ma vaatan näiteks oma lapsi, kes käivad läbi kooliastmete, nad saavad seal hakkama aga olles ka ise õpetanud palju aastaid, siis me hariduses näiteks, meil on mingitel õpilastel on hea füüsikaõpetaja, mingitel õpilastel on keskpärane füüsikaõpetaja. Ja mina ei saa siiamaani aru, et kuna see füüsika jaguneb väga selgeteks plokkideks, nagu sa ise väga hästi tead, mis on vaja ära õpetada, et miks see kõige parem õpetaja, et miks me ei ole talle maksnud seda, et ta teeb need loengud. Ja need oleks netis kätte saada. Muide on asi, mida juba mingil määral hakati tegema siis, kui ma olin veel HTM-is ja mis oli seotud osaliselt selle COVID teemaga, sest tegelikult siis oli vaja just seda, et kokku ei saanud saada. Aga miks meil oli vaja COVIDit selleks, et õpetada midagi nii elementaarset? Seda oli hakatud isegi enne tegema ja see on tegelikult mingil määral oli aspekt, et just need meisterõpetajad, meil on tegelikult ju ka kvalifikatsioonitasemes on olnud meisterõpetajad, et need meisterõpetajad võiksid teha need, siis tekkis kohe nende meisterõpetajate poolt see klassikaline dilemma, et
neil on niigi tohutult palju tööd ja neil on niigi väike palk, et nüüd veel hakata seda juurde tegema. Ühesõnaga see taandus lõpuks jälle järjekordselt ressursipuudusele. Aga seda hariduslikku hüpet, kui ükskõik millises Eesti koolis, sealhulgas ka Austraalias või Kanadas oleva eestlase laps saab õppida põhimõtteliselt esimesest koolipäevast kuni viimase koolipäevani selle osa, mis sa pead niikuinii ära õppima, videode pealt uuesti üle vaadata, uuesti. Millised tulemused oleks meil eksamitel. Mina näiteks teen oma loenguid ülikoolis teen niimoodi, et ma teen need hübriidis ja ma iga kord oma loengu salvestan. Natukene on piinlik iga kord kuskil kokutad ja mõnikord sügad nina ja niimoodi, eks ole. Aga tudengid kirjutavad vastu nagu tänukirju, ütlevad, et kui ma esimene kord aru ei saanud, siis ma 3 korda kuulasin ja sain aru. Ja siis nüüd, jah, see on mõnes mõttes teile klassikaline auditoorne töö, mis mõttes sa kuulad mingeid videoloenguid, õppejõu tähtsus väheneb, aga teistpidi õppimise kvaliteet nagu mõnes mõttes tõuseb. See tegelikult on ka kooskõlas sellega, kui me siin eelmine aasta Grete Arroga rääkisime, siis tegelikult, ta ütles, et see, kuidas tegelikult aju õpib, siis see protsess peaks olema niimoodi, et inimene kõigepealt kodus üldsegist vaatab materjali läbi, ta jõuab kohtadeni, millest ta aru ei saa ja sinna loengusse tuleb ta küsimustega. See on väga õige. Ja selles kontekstis tegelikult töötaks see, kui meil oleks olemas kõikidest ainetest need meisterõpetaja poolt tehtud materjalid ja see kogu õppesüsteem tuleks siis ringi keerata. Niimoodi, et igal ühel ongi kodus kohustuslik see programm läbi vaadata ja siis tundi tuleb ta juba selleks, et arutada teema üle, lahendada probleeme, selgitada asju, mis jäid ebaselgeks ja nii edasi. Siis on tegelikult ajul juba tekkinud see tahe seda õppida. Neil kanalid on olemas, mida täita. Aga baby steps, kui saaks nagu juba selle, et ta tuleb koolist tagasi, ta ei saa mitte midagi aru. Siis ta läheb internetti ja vaatab järgi kellegi teise poolt õpetatuna ja äkki siis saab aru. Aga me räägime tehisarust, eks ole. Ja see ligipääs haridusele COVID-i käest me saime selle õppetunni. Nüüd, eks ole, meie ka advokaadibüroos, ütleme, ootamatult avastasime, et väga palju koosolekuid saab teha internetis. Kõik ütlesid, et see on hästi oluline kohtuda füüsiliselt, see on ülitähtis, aga me oleme palju produktiivsemad nüüd läbi selle uue tehnoloogia. Ja nüüd tehisintellektiga ongi nagu see põhiõiguste vaatenurgast, just juristi vaatenurgast, siis tekibki see küsimus just, et millisel hetkel muutub ta siis nagu niimoodi jõukusest sõltuvaks. Ja kui sul tekib see moment, kus on siis nagu vana raha, ma ei tea, meil vana raha põhimõtteliselt, teine põlvkond vist on nüüd hakkab tekkima, eks ole. Aga Rootsis on seda 200 aastat, eks ole, ütleme. Seal Saksamaal ja Prantsusmaal on seda. Täpselt niimoodi, eks ole, ja Ameerikas on ka tekkinud juba vana raha ja nad lihtsalt nagu intresside pealt ostavad endale selle tehnoloogia, mida võib-olla siis keegi Tartust Kaunase puiest 45 sünnid poiss nagu ei pääse ligi, on ju. Või nooruse 46, mis täpselt oli täpselt sellel ajal, aga et mis siis saab? Ja minu arvates nagu see sama, et kui me hakkame neid lapsi praegu võimalikult varakult õpetama selle tehnoloogiaga tööle, siis on tõenäosus, et sellest põlvkonnast, kes sealt praegu peale tuleb, et nad lahendavad selle probleemi meie jaoks ette ära. Et nad lahendavad selle probleemi meie jaoks ette ära, aga kui me laseme neil nagu klassikaliselt lugeda Sõda ja rahu, 4 köidet läbi ja loodame, et nad siis saavad targaks, siis ma arvan, et kui me jätame see sõjarahud näiteks lugemata ja teeme selle asemel nagu selle küsimuste esitamise kursuse, siis ma usun, et meie konkurentsivõime nagu laste võime elus toime tulla ja risk, et nad jäävad maailmas nagu teistel alla, see kasutegur on lihtsalt niivõrd palju suurem. No eks ütleme, nad lugema peaksid kindlasti küsimus on mida on. Ja kui palju, see oluline on see ütleme, rikastab meie üldist sükast keelepruuki. Kui tohin ühe remargi vahele öelda, et kohustuslik kirjandus on täpselt niimoodi, et lapsed loevad nagu suure rõõmuga, minu omad, neile väga meeldib. Aga nagu mingid raamatud, mis on kohustuslikus kirjanduses, nagu ma mäletan, mina piinlesin nende otsas, mul naine piinles nende otsas ja ma siiamaani ei tea, mida ma sealt pidin õppima. Mina jätsin suure osa neist lugema. Ma siiamaani ei tea, mida ma sealt pidin õppima. Ja siis nagu see hariduse temaatika ongi just täpselt see, et me peame olema progressiivsed, me peame kogu aeg muutuma ja põhimõtteliselt selle taga on tegelikult Eesti rahva nagu konkurentsivõime ja ellujäämisvõime väga tugevalt, et kui me istume nendes samades stereotüüpides, et ma ei tea, elektroonika on lapsele paha, mis on nagu tänaste teadmiste järgi tõestatud, eks ole, aga üsna kindlasti üleomsete teadmiste järgi ümber lükatud. Selles ma nii tean, küsimus on selles, et mil moel, ühesõnaga, seal on tegelikult alati ka küsimus natukene selles formaadis, kuna see põhiosa on, mida ta seal mingil määral kasutab, see ülestimuleerimine ja see, ühesõnaga need teemad on, mis seda väga palju nagu halvaks teevad. Ma kohtan elus väga palju alastimuleeritud ajusid. Ta ei ole, seal tuleb ka seda üle alastimuleeritust nagu selles mõttes võtta, et see ülestimuleeritus teatud nagu selle vilkuva pildi osas tekitab alastimuleeritud aju.
Sellepärast, et ta ei võta enam sisse seda sügavat contenti, mis paneb mõtlema. Mul on siin kohal nii palju sellesse saatesse kõlbmatuid mõtteid, et selle kuskile veiniklaasi taha. Ja. Aga see on, ma arvan, et seal on, alati on oluline tasakaal selles mõttes, et ma arvan, et kõik nende töövahendite kasutamine, ma ütlen, see sama teema integraali osas tuleb küll enamuses kuskil seal keskkooli tasandil, et kuidas integraali arutada. Ma mäletan, ega see on oluline on aru saada, mis asi see integral on. Oluline on aru saada, miks teda vaja on ja mida sellega teha saab. Aga ma ei tea, kuivõrd oluline on veeta nädalaid ja nädalaid, et õppida kõiki funktsioone, mida sa integreerima pead ja kuidas sa neid integreerima pead. Seda on oluline siis, kui me kogu tehnoloogia uuesti ära kaotaks. Ja meil on vaja see tagasi toota. Nõus. Aga tegelikult keegi tänapäeval ausalt neid integraale käsitsi ei arvuta. Mul on siin nagu mingisugune tarkvara, eks ole, mis ka tehisintellektil põhinevalt, ma võin talle öelda, et palun õpeta mulle integraali arvutust. Ja ta õpetab mulle seda. Ja ma kuulan sinu loengu ära, ma olen hädas, tunnen ennast lollina, lähen koju, ütlen, palun õpeta mulle. Ma ütlen, ikka ei saa aru, õpeta teistmoodi. Ta õpetab teistmoodi. Ikka ei saa aru, õpeta kolmandat moodi. Ja siis lõpuks ma saan selle selgeks. Ja nüüd mul on tasuline versioon. Meil on ta kodus olemas, lapsed kasutavad, eks ole, oma enda nagu küsimustele vastuse saamiseks, aga kellelgi ei ole. Et mis siis saab? Et siis üks saabki sinu loengust nagu targemaks ja teine ei saa. Ja see on nagu see hariduse osa, me peame Eestis seda väga tugevalt hoidma just sellepärast, et see on meie suurimaid konkurentsieelisid on see, et meil on põhimõtteliselt see, ma ei tea, vana raha ei abiellu vana rahaga. Vana raha ei käi kõik ühes klassis, ühes ülikoolis, et nad on ikkagi nagu segunenud nagu erinevad perekonnad, rahvad. Kui sa õpid, teed oma ülesanded ära, siis sul on võimalik jõuda igale poole. Ja nüüd see tehisintellekt tuleb siia kindlasti valemisse sisse. Ja ma olen selles mõttes täiesti kindel. Täiesti, ja varem või hiljem muutub see põhiõiguste küsimuseks ja praegu on seda lihtsam ette näha ja ennetada, kui hakata tagantjärgi jälle reageerima, et ma ei tea, et tõstame rikaste tulumaksu või maksustame nende varasid rohkem, sest need vaesed jõuavad koolis järgi. Et sellised lihtsad lahendused jääksid siis laualt maha. Ja, ei, sellega ma olen nõus. Aga enne, kui me päris saate kokku tõmbame, ma tuleks ikkagi tagasi selle intrigeeriva küsimuse juurde, et kui sa nüüd oma aju uploadid, siis mis hetkel sina enam ei ole sina? Mulle väga meeldivad need tulevikufilmid ja sellepärast, et nagu ma ütlesin, me sinuga oleme ka varem rääkinud sellest, et see, mida sina näed nagu Demolition Manis aastal, mis ta oli 94 või midagi sellist, eks ole, kus Stallone ja kes see teine oli seal, ma ei mäleta praegu, kaklesid, eks ole. Schwarz oli president, seda ma mäletan. Ja siis seal filmis oli ju niimoodi, et Stallone siis ärkas külmutatud kujul üles ja siis ta ütles, ma ei tea, kõva häälega ütles shit. Ja siis tuli seina seest, tuli talle trahvikviitung, eks ole, et moral, mis iganes code violationi eest on teile trahv, ja siis ta ropendas sinna ja võttis neid kviitungeid, sai kogu aeg trahvi järjest, eks ole. Ja kui sa vaatad nüüd seda, siis me liigume sellesse ühiskonnas, et meil ongi täpselt vaenukõne temaatika, eks ole, et kas ta tohid, Inglismaal, eks ole, võetakse inimesi, pannakse vangi selle eest, et nad ütlesid midagi internetis, mida tõlgendati nagu näiteks rassistlikuna, eks ole. No et see, mis me seal Demolition Manis nägime, sealt meil on veel 15 aastat puudu. Midagi sellist, kui sa hakkad samal teel edasi minema. Et kui meid ükskord sinna arvutisse üles loetakse, siis mina arvan, et esimesed, ma ei tea, 100 aastat on see puhtalt lepinguõigus. Ma arvan, et sul ei ole mitte mingid põhiõigused seal. Ma arvan, et sa lõpped inimest kui sellist enam arvatakse, et ei ole olemas, et sa oled seal arvutis ja siis käib see, kui hea lepingus endale suutsid tuua. Ja kas sa saad siis sealt välja või saad lasta ennast ära kustutada või mitte. Ja see on tegelikult ka täiesti omaette küsimus. Kas sinu ära kustutamine on tapmine või ei ole? Ja kas üldse saad küsida seda, eks ole. Ja siis tuleb, me teame juba nimesid, ei hakka kellelegi reklaami tegema, siis tulevad abordi küsimused jälle. Et minu teooria on see, et esimene ots sellest on puhtalt lepinguõigus. Natukene nagu Bitcoin. Mõnes mõttes, et ta on ju väga oluline nagu majanduse osa praegu siiski, mida me arvestada majanduse väga oluline võib-olla liialdus, ometi puudub tema üle ju tegelikult nagu mingi mõistlik regulatsioon, põhiõiguste tasandil, absoluutselt, eks. Tuleb samamoodi ja siis mingil hetkel siis avastatakse need, ütleme, et sa istud seal selles oma tehiskeskkonnas ja siis hakatakse sulle näitama sulle reklaame, mida sa ei taha näha või unenägudes mingid turundust tehakse sulle, eks ole, sul saab sellest kõrini ja siis tekib küsimus, et kas see on ikkagi cruel and unusual. Esimene ots, ma arvan, täpselt nii, et me lihtsalt harjume, vaatame, mis juhtub ja siis, kui asi tuksis on, siis hakkame appi karjuma. Ja, sest tegelikult ma arvan, tunduvalt varem tuleb see, et kui sul on see Neuralink ajus, siis sul võib hakata ühel hetkel niimoodi eest läbi jooksma reklaami. Ja see on hirmus ja aga selliste asjade vastu on inimesed võidelnud ju juba nagu 100 aastaid, eks ole. Mormoonid elavad oma elustiili järgi ja siis ongi see küsimus, et
põhiõiguste vaatenurgast ja evolutsioonilisest vaatenurgast kõige suurem point on see, et kas meil tekib järjekordne situatsioon, kus on nagu homo sapiens ja neandertaallased ja ühed nagu põhimõtteliselt surevad välja või mitte. Ja see on siis see, mida me peaksime tulevikus. Homo sapiens ja homo kübergus. No näiteks homo kübergus ja täpselt ja siis hakkame edasi vaatama, et mis me teeme. Aga õnneks nagu, mina olen selleks ajaks juba pensionil, et muretseme laste pärast. just. Et kas me loome ise porgid või ei loo? Jah, just. Kuule, aga tänud tulemast. Aitäh kutsumast vastastikku.